romantika Pariisis, karneval Brasiilias või jooga Indias. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega on Õhtule reisipodcast Järgmine peatus ja minu nimi on Liina Koolman. Tänaste juttudega läheme me Hawaiile ja meie külaline on Silver Paling. Tervist! Tervist, aitäh kutsumast! Kui pikka aega sa seal Hawaiil siis elasid ja olid ja miks otsustasid just sinna tööle minna? Hawaiil ma olin kokku ligi pool aastat, mis ei ole nüüd teab, mis pikka aega. Ära hakka pisendama üldse mitte. Pool aastat on ka juba äge kogemus. Ja see oli mõnes mõttes nagu eskapism, et tundsin, et on õppimisest, on villand, samas ei soovi veel täiskasvanu ellu hüpata ja otsisin midagi, mis oleks võimalikult kaugel Eestist ja lihtsalt oli selline kokkusattumus, et samal ajal pakuti ideaalset võimalust, et mine ela, tööta, seikle Hawaiil, mis on vist üks kaugemaid kohti, kuhu sa saad Eestist minna üldse. See oli toona, kui sa läksid, see oli vist üks organisatsioon, mille kaudu, et sa ei teinud päris niimoodi, et sa ostsid lennupiletid ja läksid sinna kohale, et sind kuidagi aidati või mismoodi see oli? Jah, siin üks vahe oli hästi populaarne, et hästi paljud eestlased, just tudengid, kuna see programm oligi mõeldud tudengitele, läksid siis erinevatesse Ameerika Ühendriikide osariikidesse ja selline ettevõte nagu Studentuur eksisteeris, mis minu teada enam seda idee enam ei eksisteeri, kes siis aitas neid tudengid, kuna seal oli vähe teistsugust viisat vaja, oli selline J1 ehk J1 viisa, mis tähendaski, et töötaja reisiviisa ja see sama organisatsioon siis aitas kõikide nende toimingutega, kogu selle bürokraatiaga ja aitas sadu ja sadu eestlasi siis igal aastal mõnda huvitavasse kohta Ameerikas. Hawaii oli kõige populaarsem või üks populaarsemaid, aga iga aasta ikkagi väga palju inimesi, väga palju tudengeid läks siis oma unistuste suve veetma sinna. Sa ütlesid, et Hawaii oli kõige populaarsem või üks populaarsemaid. Kas see tähendas, et sinna oli mingi konkurents, et kõik ei saanud või kõik, kes kandideerisid, said või kuidas see süsteem käis? Seda täpselt jälgida, kus et ma ise ei tea, ma ei olnud selle organisatsiooniga sedavõrd seotud, aga müügitrikkina see töötas väga hästi, et kohtade arv on piiratud, saavad nii-öelda 100 või 120 kiiremat, kes ütlevad, et jah, mina soovin minna ja liituvad programmiga, see ka eraldi mingid programmitasud ja siis see nagu jättis vähe aega otsustamiseks ja pidi kiiresti tegutsema. Kuidas see tegelikult oli, muidugi ma ei oska kommenteerida, aga nagu meile serveeriti, siis ainult kiiremad said. No USA-sse tööle minemine või üldse elama minemine on selline unistus paljude jaoks. Mis viisa või mis süsteem sellega on, et kuidas üldse saab? Et niisama ju tegelikult ei saa, et lähen USA-sse tööle. Jah, niisama sa ei tohigi, turistiviisaga sa ei tohi seal ametlikult tööd teha, aga meil see J1 või J1 viisa oligi selline, et kus sul on ka kohustus tööd teha. Sul on seal vahepeal on veel nii-öelda viisasponsor, kes siis jälgib, et sa leiaksid ametliku töö, mis on nende poolt heaks kiidetud. Ja mis võib-olla on veel oluline nüanss on see, et kui sul on see J1 viisa, siis sa saad taodelda sotsiaalkindlustusnumbrit. Ja see annab siis eelduse, et sa saaksid üldse kuskile ametlikule tööle kandideerida. Et kui sa võtad ükskõik millise ettevõtte lehekülje lahti, kus sa saad enda andmed täita, et tööle kandideerida, siis kohe pärast nime ongi esimene asi just see sotsiaalkindlustusnumber. Kui sul seda numbrit ei ole, siis sa oled Ameerikas mitte keegi, sa oled nagu samal pulgal illegaalsete immigrantidega ja sa ei saa kuskile ametlikule tööle. Aga see sama viisa annab sulle siis õiguse taotleda seda sotsiaalkindlustusnumbrit. Kuidas selle paberimajandusega on, et on uhked virnad või läks kergesti?
eks seal ikkagi oli konarusi, see on, ma arvan, see on loomulik ükskõik kuhu võõrasse riiki sa lähed, et sa täpselt ei tea, kuidas see bürokraatia seal käib ja milliseid pabereid ja milliseid vorme sul on kuskile vaja esitada. Samamoodi Ameerikas, et meist läks justkui alguses mööda, et me peame seal hakkama taotlema seda sotsiaalkindlustusnumbrit ja et see võtab nii kaua aega. Kogu see protsess võttis umbes 4 nädalat ja siis sulle saadetakse kohalikule posti aadressile lihtsalt väike paberilipakas, kus on see numbrikene peal ja ütleme näiteks hiljem, kui tuludeklaratsiooni teha, siis üldjuhul võetakse mingisugune firma sinna vahele, kes sinu eest teeb selle tuludeklaratsiooni ära, kuna see on lihtsalt niivõrd keeruline. Kas sina pidid ka siis tuludeklaratsiooni tegema? Jah, sest et ma töötasin seal ametlikult ja teenisin tulu ja maksin makse ja pärast tegin siis deklaratsiooni. Isegi siis, kui sa olid juba Eestis ja olid öelnud tšau Hawaiile? Kuidas nad sunnivad sind? Et kas nad reaalselt tulevadki kontrollima kõiki, kes on juba ammu ära läinud USA-st või kuidas sellega on? Tead sa? Ma ei hakka valetama, ma ei tea täpselt, kuidas see kontroll seal käib või kas on lõpuks? Kas on ju, aga ütleme tulevikku juba silmas pidades, et äkki sa tahad kunagi minna Ameerikasse tagasi reisile näiteks turismiviisaga ja siis öeldakse, et oi, et sul on siin mingi võlgnevus või sul on mingid kohustused siin riigi ees, et mitte ennast seada keerulisse olukorda, sul on see targem nagu ära teha. Mis te siis need esimesed 4 nädalat seal tegite, kui te ei teadnud esialgu, et see numbrit peab tegema, te ootasite seda, ma saan aru, tööle te ei saanud kusagile selle aja jooksul või saite? Ametlikule tööle ei saanud. Aha, okei, nii. Mis, seal siis jagatakse ikkagi neid mitteametlikku tööd? Jah, ja võib-olla esimene samm oligi see, et kõigepealt endale mingisugune sissetulek tekitada, sest et need kulud Ameerikas on võrdlemisi suured. Eriti, kui sa lähed Hawaiile, kus on, mis on põhimõtteliselt üles ehitatud turismile, kus hinnad on veel kordades kõrgemad kui Mandri-Ameerikas kohati. Et endale mingisugunegi sissetulek tekitada, siis me hakkasime kohe saabumise järgselt otsima võimalusi, kuidas endale mingi sissetulek seal tekitada. Ja leidsime sellise toreda asja nagu flyerite jagamine tänava peal, mis on üks tegevus, millega paljud eestlased, kes sinna reisisid, siis tegelesid esimestel nädalatel. Mis on ülimalt tuim ja nüritöö, aga sa saad endale mingisuguse sissetuleku, et see oli vist äkki $8 tunnis oli siis see flyeri jagamise palk, aga sa kujutad ette, sa oled kuskil troopikas, ookeani ääres, ja lihtsalt päike paistab lagi pähe ja sa muud kui jagad neid flyerid seal hommikust õhtuni. Ma natuke olen sirvinud sinu hiljuti ilmunud raamatut Minu Hawaii ja seal vist jooksis läbi selline asi, et UV-tase on 13, mis on ju metsikult kõrge, et ja siis seal all rõõmsalt flyereid jagada, kuidas sa kaitsed ennast? Ega sul ei olegi seal palju variante, et võid üritada mingi varjulisema koha leida, aga kui sa ütleme, lähed Eestis, sul on olnud pikk talv selja taga, nahk pole harjunud, siis see oht, et sa põled ära seal esimestel päevadel kohe, et see on ikka võrdlemisi suur. Esimesed nädalad, kasutasime päiksekreemi, aga lõpuks see nahk muutuski juba nagu kohalikumat tooni ja siis, kui ma meenutan, siis pärast esimest või teist kuud enam üldse päiksekreemi tegelikult ei kasutanudki. Aga esimestel päevadel seal flyereid jagades ikkagi põlesite ära või? Õnneks mitte hullusti, mitte nii hullusti, et peaks seda kuidagi eraldi välja tooma. Natukene ikka, et eriti väljaulatuvad kehosad nagu nina või kõrvad, need kippusid ära põlema, aga saime ilma suuremate kahjudeta hakkama. Arvestas seda, et see UV-kiirgus tõesti 13 oli ja ma ehmatasin nii ära, siis ma eeldasin, et sa räägid siin hullemaid lugusidki, kuidas sa mingi põlesid ära ja olid, ma ei tea, mis punanina, aga no, hea seegi, et seda ei juhtunud. Aga enne kui me lähme sinna täitsa Hawaiile ja räägime nendest Hawaii lugudest, siis raamatust lugesin ma välja seda, või lugesingi, et ega see esmaemotsioon Hawaiile jõudes ei olnud kõige parem. Mis siis oli?
tundub selline paradiis olevat, ma ise, nagu ma enne ütlesin, Hawaii'l pole veel käinud. Jah, ja mul oli ka selline ettekujutus, paradiis, igavene suvi, kohe kui lennujaamas maandud, siis pannakse sulle need leid kaela ja tantsitakse huulatantse ja kohe on paradiis. Ja võib-olla see tuleneb ka mingitest Hollywoodi filmidest, kus tekib selline natukene nagu ekslik arvamus, milline see kõik peaks välja nägema. Ning kui me nüüd maandusime Honolulus ja alustasime sõitu oma uude koju, siis esimene emotsioon oli nagu ehmatus, et appi ameeriklased, et mida te olete teinud paradiisiga. Te olete selle täiesti ära rikkunud. Et seal olid suured, massiivsed betooni valatud teed, igavad liivakarvamajad, kodutud sildade all ja kõik need probleemid, mida kes on käinud näiteks Mandri Ameerikas, et on võib-olla kohanud suurlinnades, et täpselt sama asi vaatas vastu ka Honolulusse jõudes. Ja see nagu ehmatas, et mis me nüüd teinud oleme, kuhu me sattunud oleme, et kas see ongi paradiis. Mida sa siis eeldasid, et seal ongi ainult liivarannad ja tõesti need tantsutürukud, kes seda need asjad kaelas? Noor ja naiivne sellel ajal, et mingis mõttes tõesti võib-olla mõtlesin, et äkki ongi niimoodi, et ongi kohe liivarand ja huulatürukud ja kõik muu, aga ei olnud. Ühesõnaga, see oli siis ikkagi pettumus sinu jaoks? See oli jah, selline esimene pettumus, esimene päev, esimesed tunnid, see oli see korralik nagu reaalsuskontroll. Järgmine päev juba nägime seda paradiisi ka täielikumas ilus ja mida aeg edasi, seda rohkem nagu hakkasid arvuma sellesse kohta, sellesse saarde ja loodusesse ja siis nagu see arvamus tegelikult muutus. Aga lihtsalt see oli see esimene ehmatus. Mis pani siis sellesse saarde armuma? Mis seal oli erilis? Võib-olla see, et sul kõik mured nagu kaovad seal. Isegi siis, kui sa pead seal tööl käima, raha koguma. Aga sa nagu distantseerud minu arust sotsiaalmeediast või üldse meediast seal, naudid oma mõtteid, sul on kogu aeg on mõnus olla. Aasta keskmine temperatuur on kuskil 27 kraadi seal. Talvel on põhimõtteliselt sama ilm kui suvel, päev on hästi natukene lühem. Päike paistab, kuskil mägedes muidugi alati sajab, aga sul on kogu aeg hästi mõnus olla ja sa ei tahagi mõelda nendele argi probleemidele. Et see nagu tekitas sellise nii mõnusa tunde, et sa tahaks seal olla igavesti. Et räägitakse ka, et see on nagu see saare vägi, mis sind tõmbab enda juurde. Et hiljem, kui tulime Eestisse tagasi, siis tundsime seda eriti valusalt, et tahaks kohe tagasi, tahaks sinna, kus sul need mured kaovad ja sa ei pea mõtlema mitte millelegi justkui. Sa ütlesid Saarevägi. Kas see Saarevägi on just sinu jaoks seotud Hawaiiga või ma eeldan ja usun, et sa oled pärast seda ka küllalt mujal reisinud, et tunned sa siis Saarevägega kuskil mujal, et see saared on sinu teema või ongi see Hawaii just selline eriline? Mulle on ikkagi Hawaii jäänud selleks eriliseks kohaks, et muidugi ma olen reisinud, iga aasta ma reisin ja hetkel on kuskil 45 riiki, kus ma olen siis lühemat või pikemat aega peatunud ja Hawaii lihtsalt on see koht, mis on mul nagu alati südame lähedane. Et ma ei usu selliseid asju nagu Saarevägi väga või üldse mingi spirituaalsus, see ei ole üldse nagu minu teema. Aga vaat seal on nagu midagi, mis nagu hoidis kinni ja mis paneb kogu aeg mõtlema, et peaks ikka tagasi minema. Jaa, ma ise tegelikult seda, kui ma ütlesin Saarevägi või kasutasin seda sinu sõna, siis ma isegi ei tõlgendanud seda selliselt spirituaalselt, vaid seda, et sul võib-olla on see side sellega, et sa võib-olla ise mõtlesid ka seda rohkem, et selline eriline side on mingi kohaga. Ja. No Hawaii on teatavasti saarestik meil. Räägime, mis saared seal siis on ja
millega siis iga saar paistab silma? Seal on põhisaared, neid on kokku 8 ja kõige peamine neist, kus on ka pealinn Honolulu, see saar kannab nime Oahu. Ja ta on pindalalt on tegelikult natuke väiksem kui Saaremaa, aga seal elab umbes 1 miljon inimest. Ja siis pealinn Honolulu umbes 400-450 000 võrreldav suhteliselt Tallinnaga. Ja see saar on siis, kutsutakse ka nagu kokkusaamiskohaks, et sealt käib väga palju turiste läbi, seal on siis enamus sellest Hawaii saarestiku rahvast elab just seal saarel ja on ka esimene peatuspaik paljudele turistidele. Kui nüüd veel rahvaarvust rääkida, siis Hawaii'l kokku umbes sama palju inimesi kui elab Eestis, ehk 1,5 miljonit. Nüüd, kui mõelda, et 1 miljon või natuke pealegi on seal ühel saarel, siis see nagu lisab seda tooni veel juurde, et kõik tegevus justkui toimubki ühel saarel ja mujal midagi ei toimu. Tegelikult nii ei ole. Ja siis Oahust kiviviske kaugusel näiteks on veel Maui saar, mis on hästi populaarne just mesinädalaid veetvate Ameerika mandriosa turistide jaoks. Seal elas umbes 160 000 inimest, aga kogu see rütm on seal hoopis aeglasem, rahulikum ja mõnusam. Ning ma ütleks, et isegi loodus on nagu mitmekesisem kui võrrelda Oahu saarega. Siis tooksin veel välja Hawaii ehk Big Island ehk suur saar. Ja see on nüüd territoriaalselt siis kõige suurem neist saartest ja see kasvab kogu aeg suuremaks, sest et seal on aktiivseid vulkaane ja pidevalt see saare kuju ja suurus tegelikult muutub. Ja väiksematest saartest oli veel Lanikai ja Kauai, mis on ka hästi ilusad, eriti see Kauai on looduslikult üks ilusamaid saari seal paljude arust. Ja lisaks on veel 2 sellist saart, kus keegi ei käi. Ja see on täitsa loogiline põhjus on selles, et üks on keelatud saar, mis on ühe perekonna käsutuses ja sinna ei tohi mitte keegi teine minna, välja arvatud selle perekonna siis liikmed ja nende eriloaga. Aga seal saarel elab ka väike kogukond siis põlis havailasi. Viimati kui vaatasin, oli vist 100 äkki neid. Ja siis üks saar on veel Kaho Olave, mis on tuntud ka kui märklauasaar või sihtsaar, mida siis Ameerika Ühendriikide sõjavägi kasutas oma pommide testimiseks. Ja see saar on üsna auklikuks tulistatud ja seal midagi ei kasva. Ja sinna ei saa ka minna või on see juba turismi atraktsioon? Ei, viimati kui ma vaatasin, siis sinna ka keegi oma jalga ei tõstnud. Ja sina valisid oma elupaigaks nüüd millise koha ja miks? Valisin Oahu saare, Honolulu linna ja selle Honolulu linna siis see kõige turistikam piirkond ehk Waikiki, mis on siis võib-olla tuntud ikooniliste hotellide poolest ja seal toimub kogu see põhitegevus. Ja see oli üsna pragmaatiline põhjus, sest et seal saab tööd. Ja seal ka toimub kõige rohkem ja kui sa oled noor, aktiivne tudeng, siis sa tahad ka näha, mis toimub seal. Ja seetõttu see oli üks võib-olla peamisi põhjusi, miks sai sinna mindud ja teiseks ka, et koht, kus elada, selle pidime samuti ise ju leidma. Ja enamus eestlasi, kes sinna saarele läks, leidsidki endale siis korteri just seal samas Waikiki piirkonnas. Ja meie, kes me siit läksime, samamoodi
leidsime koha teiste eestlaste juures, kes olid juba mõni nädal enne meid saarele jõudnud ja endale korteri leidnud ja me siis pressisime sinna korterisse nende juurde end lisaks. Et see oli üsna tavaline praktika, tagantjärgi mõeldes küll natuke naljakas ja hullumeelne. Meid elas siis 13 inimest seal kahetoalises korteris. Kahetoalises või? Jah. No, okay, mõtlen, korralik. Et tagantjärgi mõeldes on jah, et selline kommuuni elu nagu, aga see ei häirinud meid huvitaval kombel, sellepärast, et kui sul on kogu aeg ilus ilm, siis sul on pooled on kuskil väljas, õues, kes on tööl, et sellist olukorda, kus oleks kõik 13 inimest korraga korteris näiteks, seda praktiliselt ei eksisteerinudki. Mida huvitav korteri omanik asjast arvas või ta ei teadnudki, et tema kahetoalises korteris on 13 inimest? No, muidugi ei teadnud, sellepärast, et seda ei oleks elu sees lubatud, sellist mustlaslaagrit sinna, et ametlikult oli 3 inimest seal. Ja üks lisaks lihtsalt number 1. Jah, pluss N arv külalisi siis nagu me serveerisime seda, et nende me olime siis külalised. Ja no seal on juba tuleohutusnõuete tõttu, tegelikult ei tohiks nii palju inimesi seal olla. Aga kuidagi me hakkama saime ja ütleme, noored, võib-olla ka mitte kõige rikkamad tudengid on tihti leidlikud ja saime hakkama. No siin on korduvalt läbi jooksnud, et meie läksime ja meie käisime. Kellega sa siis käisid seal? See oli minu siis tolleaegne, ülikooliaegne kallim elukaaslane. Aha, ja siis otsustasid, et lähete koos suurele seiklusele ja kuidas suur seiklus tollal siis suhtele mõjus? Ma loodan, et ma mingisugusele haavale praegu ei raputa, loodame, et see on nii ammune aeg, eks ju. Ei, see on ammune aeg, jaa. Sellest saab raamatus ka natuke lugeda, et mis siis täpsemalt juhtus. Et kui ma siin juba vihjasin, et see oli tolleaegne elukaaslane, et siis see asi sai läbi pärast seda, kui me tulime tagasi ja avastasime, et ei suuda ilma Havaita olla ja siis see võib-olla on ka põhjus lahkuminekuks, aga kui nüüd tulla tagasi selle küsimuse juurde, et me läksime koos, sest et me olime mõlemad tol ajal magistri siis viimasel aastal, me olime mõlemad lõpetamas, mõlemad tahtsid justkui põgeneda. Päris maailma eest siis, jah? Päris maailma eest ja võtta ka puhkus õppimisest, mis senimaani oli tehtud. Ja siis see, koos on lisaks julgem minna ja niimoodi see idee siis sündis tegelikult. Lähme sinna Honolulusse, et mis linn see selline siis on? Et milline see Hawaii pealinn on? Minu jaoks, minu peas ta kõlab mega maagiliselt, aga on siis maagiline või lihtsalt üks Ameerika suurlinn? Nagu ma enne juba põgusalt ütlesin, siis seesama esimene ehmatus, et appi, mis te paradiisiga teinud olete. Et see ongi Honolulu. See tabaski mind Honolulus. Et ma ootasin oma naiivses peas natuke teissugust linna. Et enamus Honolulust oli minu jaoks tõesti pigem selline tavaline, keskmine, igav ameerikalik linn. Mis eristus oligi see sama Waikiki piirkond, kus on hästi hoolitsetud muru, iga päev pügatakse põõsaid, sul on hotellid, klantsitud tänavad, kõik on justkui viimase peal selline nagu jalutuskäik Disneylandis põhimõtteliselt, et kõik on ilus ja kena ja ülejäänud Honolulu siis ei ole nii ilus. Mis tööd sa seal poole aasta jooksul tegid? Ja oli seda lihtne või raske leida? Lõpuks nüüd ametlikule tööle sain, siis ma sattusin sellisesse ettevõttesse nagu Securitas. Ehk siis minust sai turvamees. Ja selleks, et minust turvamees saaks, ma pidin ära tegema ka eksamid. Mul oli see mitmepäevane koolitus ja mille lõpus oli siis eksam, mis annab mulle siis Hawaii osariigis õiguse töötada eradetektiivi ja turvamehena.
eradetektiivina, see kõlab eriti huvitavalt. Ja seda mulle meeldib alati nagu toonitada ka, et selline naljakas asi, et turvamees ja eradetektiiv on nüüd nagu kokku pandud, et selline huvitav litsents. Aga jah, minust sai siis selline patrullija, kes siis erinevatel objektidel käis. Ametlikult nagu sellist ühte objekti mul ei olnudki, vaid kutsuti kui floater ehk siis põhimõtteliselt asendaja, kes läheb sinna, kus on vajadus kiiresti mehitada mingi väljapääs, sul on võib-olla 9 või 8 nädalaks tarvis mingit turvameest mingile objektile, keegi ei haigeks, mis iganes põhjus seal võib olla. Ja siis mina olin see, kes läks ja asendas. Ja seetõttu sattusin kokku ka väga paljud huvitavate inimestega, kellega muidu elu sees kokku ei satuks, just kohalikega, natuke ka politseiga, mis käib töö juurde. Ja tegelikult, kui minna tagasi selle viisasponsori juurde, siis elu sees tegelikult nad ei oleks lubanud töötada sellisel ametikohal, et ma lihtsalt tegelikult ei öelnud sellele viisasponsorile, et ma töötan. See Student Tour siis see on viisasponsor või? Seal oli vahepeal oli veel üks Ameerika firma, kes siis justkui tagas selle viisa meile ja jälgis, et me töötaksime ametlikel kohtadel ja tegi pistelisi kontrolle lisaks veel kõigele. Ja nendele pidi raporteerima, kus keegi töötab. Aga ma ise jätsin selle raporteerimata, sest et muidu nad oleks käskinud mul kiiremas korras see tööleping lõpetada. Miks? Sest et neil olid omad reeglid, millistel töökohtadel sa võid töötada. Näiteks hotellid, restoranid, sellised töökohad, aga mitte, et sa patrullid tänavatel ja kuskil majades ja valvad korda. Aga miks sa siis tahtsid seda teha? Mul tuleb praegu meelde, kas raamatu esikaanel see ala pealkiri veel, kuidas see oli mingi korravalvuriga seoses, on ju? Paradiisi korravalvur, jah. Okei. Vaata, ma nagu ütlesin sulle, ma ei ole jõudnud seda nii põhjalikult lugeda, ma olen ainult sirvinud, et nüüd ma saan aru, et see oli veel tähenduslik ka. Just. Et aga miks sa siis seda tööd otsustasid teha, kui see justkui nagu natuke keelatud on? Maksti väga hästi või mis? jah. Lühik kokkuvõte. Maksti rohkem, on ju. Ületunnides sai veel lisatasu ja ka jällegi väga lihtne põhjus, et nemad lihtsalt olid õiges kohas, nemad pakkusid mulle tööd, kui mul oli seda kõige rohkem vaja, just siis, kui ma olin saanud selle social security numbri ehk sotsiaalkindlustusnumbri, ma sain ametlikult tööle kandideerida, siis nemad olid need, kes kohe tööd pakkusid, neil oli vabu kohti, oleks saanud, saingi kohe järgmine nädal alustada ja nii see lihtsalt läks. Ja sa olid terve aja siis sa sama tööd tegemas? Jah, küll erinevatel objektidel, aga olin patrullisin siis erinevates kohtades. Kuidas see tavaline trend on, et kui tullakse sinna Hawaiile või minnakse sinna Hawaiile tööle, et kas eelistatakse erinevates kohtades töötada? Minu meelest Austraalias tihtipeale tahetakse erinevates töökohtades, erinevates piirkondades võib-olla töötada. Või Hawaiile on ikkagi niimoodi, et tuled, saad normaalse töökoha ja siis hoiad 10 küünega kinni? No enda kogemusest ja need korterikaaslased, kes meil olid, et see töö leidmine ei ole seal lihtne. Keegi ei taha sind võtta, kui sa tuled ajutiselt, et sa pead natuke jälle luiskama, et ja ma olen teiega igavesti siin laulatatud, et keegi ei taha võtta, kui sa tuled 3 kuuks või 6 kuuks või aastaks. Ja nendest töökohtadest seetõttu hoitakse ka rohkem kinni. Mis oli võib-olla tore näha oli see, et kui mõni eestlane saab tööle näiteks mõnda restorani või hotelli, siis ta nagu üritab teisi eestlasi ka kaasa tõmmata. Et need, kes veel otsivad tööd, et nende CV-d anda enda ülemusele või soovitada lihtsalt. Et see oli nagu tore näha ja päris paljud nendest eestlastest, kellega ma seal suhtlesin, need saidki siis teiste eestlaste kaudu mõnda kohta tööle. Ja siis hoidsidki seda sama töökohta tavaliselt lõpuni, et väga ei vahetatud, kui selleks just mõjuvat põhjust ei olnud. Millised need inimesed Hawaiil on? On nad sellised tüüpilised ameeriklased või ikkagi Hawaii inimesed on teistsugused? Nad on
natukene segu mõlemast. Et havailasi üldiselt teatakse, et hästi sellised lõbusad, toredad, sõbralikud inimesed. Ja minu esimene emotsioon jällegi oli selline, et nad on hästi nagu sellised karmid, nagu machod. Nad ei taha, et sa neid tülitaks nii edasi. Ja tundus, et see on lihtsalt nendel see nagu väline kest, mis nad on endale kasvatanud, sest et tundub, et see turism on seal oma nagu mõju avaldanud halvas mõttes. Et havailased on seal Oahu saarel ka justkui lükatud kuskile linnast välja oma väiksematesse kogukondadesse. Neil on raske, nende palgad on väikesed ja nad ei taha nagu neid turiste sinna. Ja on ka võib-olla mingi vimm ameeriklaste suhtes, et see on ka ajaloolised põhjused, et on mingi vimm, aga kui sa nendega sõbraks saad, kui see kest nagu pehmemaks muutub, siis tegelikult selle all ongi need samad hästi toredad, sõbralikud inimesed, et isegi kui neil ei ole teab mis võimalusi, isegi kui nad on kuskilt vaesuses elavad, ta annab sulle oma auto niisama kas või mine ja sõida ringi, et nad ei ootagi, et sa neile midagi tagasi annaks või mingit raha annaks, et selles mõttes nad on hästi toredad ja lahked, aga sa pead enne selle kõva pealmise kihi suutma ära sulatada neid. Mis kontekstis havailane ütleb, et võta mu auto ja mine sõida? Väga lihtne, meil oli vaja autot ja meil oli vaja transportida mingit mööblit ja asju ühest kohast teise ja kohvreid ja siis kellegi töökaaslane, kellel juhtus auto olema, siis andis lihtsalt enda auto. Ütles, et ma ei vaja mingit bensiiniraha, mitte midagi, võtke, sõitke nii kaua, kui tahate, tehke oma asjad korda, et minu kõige suurem rõõm on see, kui ma saan teid aidata. Välimuselt on nägi välja nagu mingi noor tupak on ju, et kas pearätid, viitused nokatsid, hästi lohvakad riided, miljon tätoveeringut autos seal kurikas tagaistmel ja nii edasi. See on kõik tahaline, nagu, see on see, mis välja paistab, aga sisemuses tegelikult hästi tore inimene. Kas see on tavaline, et havailastel on tagaistmel kurikas või? Ameeriklastel siis on? Havailastel on ka? Või? Jah, jällegi, ma ei oska kõige eest ju rääkida, et ma ei ole kõikides autodesse sisse piilunud, aga selline mulje jäi küll, et päris paljudel on kas siis külm või tulirelv kuskil kindel aekas või tagaistmel olemas. Mis emotsioone see mõte sinust tekitas, et oli see pigem selline hirmutav? No sul oli ka meeldan mingi relv ju... Turvamehel ei olnud, okei. Turvamehel üks kurikas. Kiired jalad on turvamehe nipp, et seda kohe alguses öeldi ära, et ära mägi kangelast, et turvamees ei ole politsei. Kui sul on ohtlik olukord, siis kutsud politsei, et sa ise ei hakka seal vahele minema või segama, sest et on üsna suur tõenäosus, et oponendil on ikkagi relv olemas. Et Ameerikas see on paratamatu, et hästi paljudel on mingisugune relv kuskil tagatastus olemas. Sa pead selle mõttega nagu harjutama ennast, et ära sea ennast ohtu nagu mõtlematult. Ühesõnaga, siin ei ole siis vahet, et kas see on kuskil Mandri-Ameerikas või Havail see relvaolukord tundub võrdlemisi sama olevat. Jah, see tundus võrdlemisi sama olevat. No, räägime turismi asja ka. Kuhu sa, võtame mingisuguse valiku paiku, kuhu sa soovitaksid turistile minna ja mis teeb need eriliseks? No kõik oleneb sellest, kui kauaks sinna minna ja mis inimene ise tahab näha, aga võib-olla mingist turismi atraktsioonidest näiteks, kui Oahu saarest rääkida, siis on selline Kualoa Rancho, kus on tehtud väga palju Hollywoodi filme. Seal on Jurassic Park, seal on Godzilla, seal on teleseriaal Lost ja veel kümneid, et looduslikult on hästi kena koht
ja mis mulle meeldis on see, et see ei ole selline nagu on võib-olla kuskil Universali stuudios, kus on hästi palju eriefekte ja atraktsioone ja kõike tuld ja värke, et see on hästi tagasihoidlik. Lihtsalt sõidetakse need kohad läbi, see on võib-olla üks sildikene, üks väike koht, kus sa saad selle pildi ära teha ja see on kõik. Et ei ole selliseid, kui me näeks Jurassic Pargist, et sul oleks mingid dinosaurused seal kuskil välja pandud või midagi sellist, et selles mõttes see on nagu ka looduslikult just kui jalutuskäik pargis, et sa näed neid filmikohti, tulevikus sa hakkad neid sama kohta nägema kõikides muudes filmides ja seda ära tundma ja siis et see on võib-olla üks asi, kus käia. Siis võib minna vaatama, kuidas päris surfarid surfavad. Oahu saare põhjarannikul tavaliselt on need kõige professionaalsemad surfarid. Seal on ka hea võimalus kaljudelt ookeanisse hüpata. Tardunud siis laavakaljudelt ookeanisse hüppamine on seal selline omamoodi nagu rahvusspordiala. Ja siis Honolulus on veel ka Pearl Harbori mälestusmärk, mis on ka hästi populaarne ning muidugi taaskord see Waikiki rand oma ikooniliste hotellide liivarandadega ja seal samas kõrval ka kohe on Diamond Headi kustunud vulkaanikraater, kuhu ronitakse. Kas see ongi kõige populaarsem rand seal Hawaii peasaarel või ja midagi veel sellist ägedat? No, kuna kõik hotellid kasuvad seal Waikikis selle sama ranna ümber, siis see on vist vaieldamatult kõige populaarsem rand. Minu enda lemmikrand asus sealt Honolulust väljaspool, kuskil pool tundi bussiga tund aega sõita. Nimi oli Lanikai rand, mis oli nädala sees praktiliselt inimtühi, väga vähe inimesi, samas helesinine ookeanivesi, kuldsed liivad, plumeerijate lõhn, et see on hästi, hästi ilus ja ka romantiline koht. Aga sinna saamiseks on sul autot vaja või bussiliiklus paneb sinna samasse randa näiteks? Saab bussiga ka, aga bussiliiklus oli meie jaoks hästi aeglane. Et, no ma ei ütle, et nüüd siin kõik eestlased oleks mingi kannatamatu rallihimuga, et kiiresti kohale, aga see buss tegi tõesti iga 100 meetri tagant peatuse ja see sõit, kogu see sõit võttis tohutult palju aega sinna. Oahu saarelt siis soovitad ka välja minna, et või saab ka sellise Hawaii kogemuse seal põhilisel saarel? Saab täitsa edukalt selle põhikogemuse ka kätte, et kui on veel võimalus, siis minge loodusesse, seal on väga ägedaid matkaradu, kuhu minna. Saab Tarzani kombel köiega kuskile kose alla vette sulpsatada. Oahu saarel siis saab seda teha, on ju? Jaa, seda saab praktiliselt manub kõikidel saartel teha, et looduslikud olud on seal väga, väga mitmekesised ja igal saarel leiad selliseid kohti, kus on ka sellist nagu vihmametsa tunnet, et suured võimsad lopsakad taimed, nende all kosed. Eriti tooks välja võib-olla Maui saarel sellise ühe kõige tuntuma teekonna, selle teekonna nimi on siis teekond Hanasse ja tavaliselt läbitakse see autoga, aga see on väga äge selline kulgemine, kus sul ongi ühel pool on ookean, teisel pool on sul kosed, iga kurvi taga on mingi uus kosk või vihmamets või kus iganes sa saad sisse minna ja jalutada üle 600 kurvi ja 50 silla ja see on ka üks asi, kui sa Mauile satud, siis kindlasti soovitan. Võtame siia täitsa lõppu. Ma võib-olla oleksin võinud hoiatada sellest küsimusest ette, aga äkki sul tuleb midagi head pähe, et võtame üks asi, mida kindlalt Hawaii'l peaks tegema.
kõige ägedam asi. Ma poleks pidanud enne ütlema, ma küsima sult seda juba. Ja no, öeldakse ikka, et kummitama jäävad need asjad, mida sa ei teinud. Ja langevarjuhüppe on see asi, mida ma ei teinud ja ma arvan, ma kahetsen seda viimase hingetõmbeni. Aga alati on võimalik tagasi minna. Alati on võimalik tagasi minna, aga see peaks olema midagi uskumatut. Ma tean, et osad eestlased seda tegid. Mul jäi see tegemata ja sellepärast ma ikkagi mõtlen, et võiks ikka tagasi minna ja selle ära teha seal. Suurepärane ja sellise toreda mõttega lõpetama. Aitäh sulle, Silver, selle vestluse eest. Aitäh. Ja järgmine peatus on eetris 2 nädala pärast. Kuula meid üle nädalati kolmapäeval Õhtulehest, Spotify'st, SoundCloud'ist või iTunes'ist ja ära unusta meie podcasti tellida.